Et Metsaselts korraldab siis järjekordsed metsatöötajate tallimängud, et sel aastal veidikene väiksemas mahus, et kuidas nagu selle osavõtjaskonnaga rahul olete? No osavõtjatega peab alati rahul olema, sest need, kes on tulnud, need on ju teinud kõik, mis nende võimuses ja nad on oma laupäeva siia pannud ja kindlasti tänasel päeval on ju palju võistlusi kuskil kas kodukandis või kuskil sõita, aga kui me metsameestena püüame nagu omavahel niisugust väikest matti võtta ja kord aastas ikkagi ka sportlikus keskkonnas kokku saada, siis on väga hea, et need inimesed, kes iga päev metsatööd teevad, leiavad siis ühe nädalavahetuse laupäeva ja tulla kokku. Aga kui nüüd ütelda, et meid täna siin ei vedanud nagu 100 välja, siis ega see ei olegi väga vähe. Nii et muidugi loodame, et järgmistel kordadel tuleb meid rohkem ja eks see spordibaas on, nagu kuidas ütleks, meie jaoks natuke suur. Ja kui me tuleme nii kaugelt kokku üle Eestimaa, siis on ikka mõistlik juba ikkagi püüda toimetada 2 päeva, et me ühe päeva siis võtame tõsiselt nagu sportlikult matti ja siis ajame õhtul omavahel juttu ja lõpuks need jõudu! Lõpuks siis lähme niisuguse natukene targemana ka koju siit pühapäeval ja võime esmaspäeval rahulikult jälle seda talvist metsatööd teha. See on ju kõige kibedam metsatöö aeg ju täna. Järgmine aasta tahaks kindlasti loota, et me saame teha parema ja huvitavam ürituse ja see on üks sellist metsanduse head mainet nagu arendav üritus. 7 sekiga mine! Teadmine ma hakkan midagi, võtad... Liiguta! Ma võtame osa Erametsaliidu võistkonnast. Vabatehnika? Just vabatehnika see Ankurmeest täpselt. Esimene sõit oli väga raske, et jäljest väljas libises paremini kui jäljest sees ja seda ma vastasin alles viimase laskmise peal. Väga hea tergutada. Tahaks tergutada neid ka. Ja siis, kes vabatehnikat tegema ei taha tulla, siis olete oodatud teatised, ma räägin varsti lähemalt ja samuti on tõlkudelt teatised ja seejärel on meil saun ja puhkus. Täna ennem tuleks võtsin selle tõusu ja siis sealt tagant ja... Nüüd paned suuda nurka või? Ei, mul on veel üks sõit ilmselt varuks. See ka muidugi. Teada? Täna. Vabalt ei lähe. Vabalt tehnikat ei tee. Täna on kohas klassika. Ei, täna küll ei taha. ja tuleb mees tuleb. Ma olen nii vähe trenni teinud, ma olen sama palju nüüd võistelnud, ma olen juba trenni. Aga Pritsi lähed mängima? Kahjuks ei ole selle ala mees. Ja teile ka. Hea viib vist öelda, et Täna on kolmik kolmas. Ei ole kindel, jah. Kas sinu võistkond ei juhigi? Ei minu metsasõbrad esimeses. Jah, ei juhi. Aga esimene 12 täitsa võitsid ära ikka. Jah, sest seal ei olnudki rohkem osaleja. Mis selle aasta plaanid on? Maratonid kõik läbi sõita ja... Ei, veteranid MM-ile tahan minna. Horvaatsis sõita ka? Ei, veteranid on Asiakos, Itaalias. Ei, sinna ma ei lähe ja see on samal ajal kattub ja mul on juba plaanid tehtud. Ma ei ole käinud, eks unistused ikka, aga kuidas õnnestub ei oska öelda. No selle nimel sõidan neid maraton. Ja. Olgu edu Ankur. Aitäh. Katlalaboris on meil praeguse seisuga kaks katelt. See siin, mida me vaatame, on võimsusega 50 kilovatti. Tema kütmise puhul on nüüd üks võimalus panna tahket kütust, asetada kohe kolde resti peale ja siis vastavalt vajadusele käsitsi lisada seda, kuid nagu on tänapäeval kombeks tahta süsteeme, mis ise tegutsevad, siis külgmise luugi kaudu saab siia ühendada ka põleti, tigusööturiga põleti ja sellega juba kasutatavate kütuste
valdkond oluliselt muutub laiemaks, mitmesugused briketid, pellet, samuti hakkpuitu saab siin kasutada ja ka ilmselt puistematerjaliga on võimalik kütmist teha. Ja edasi siis soojus juba antakse üle katlas ringlevale veele. Kui nüüd katla temperatuur saavutab seadeväärtuse, siis avatakse 3D-ventiil, mille tulemusena toodetud soojus juhitakse akumulatsioonipaaki ja kui nüüd meie tark maja tunneb, et akumulatsioonipaagis on piisavalt soojust, siis alternatiivina linna keskküttesoojusele võidakse kasutada siis ka katlalaboris toodetud soojust, nii et midagi kaduma ei lähe, samuti katelde ja torustiku pinnalt tekkinud soojuskadu kasutatakse ära ruumide kütteks juba tagastava ventilatsioonisüsteemi kaudu. Nii et erinevalt seni nähtud katlalaboritest nii põhja- kui lõunanaabrite juures meie siis püüame katsete käigus tekkiva soojuse kokku ja kasutame siis maja kütteks täiendavalt. Kui kellelgi on huvi just kasutada biokütuseid kütmisel, siis tuleb arvestada, et tehnoloogia on näiteks tahkekütuse kasutamisel kallim, kui see on vedelate või gaasiliste fossiilsete kütuste kasutamisel, et see tehnoloogia maksab rohkem, aga kuna kütuse soetushind on loodetavasti soodsam, siis et selle koha pealt õige ja pikaajalise kasutamise puhul võiks tekkida rahaline sääst. Ühesõnaga, kolleegid rääkisid, mul ennem siin rääkisid kütustest ja kateldest, siis mina räägin natuke sellest mõõtesüsteemist. Et kõigepealt siis kütusest, mida me ennem siin kaalume ja määrame tema parameetrid, saame me katlas, siis saame eelkõige siis soojusenergiat ja tekivad ka meil suitsugaasid. Et kõigepealt siis suitsugaasid juhime mööda siis torustikusid korstnasse. Ja nüüd, kui siin väga tähelepanelikult jälgida, siis iga roheline punkt on üks mõõtepunkt. Teiselt poolt vaatame siis soojusenergia, selle me juhime siis mööda soojuvetorustikku siia akumulatsioonimahutisse. Ka siin on need rohelised punktid peal ja need rohelised punktid kõik me koondame kokku siis mõõtesüsteemi, mis sisuliselt on kuskile arvutiekraani peal selline visuaalne pilt, kus me näeme neid samu parameetreid ehk neid rohelisi punktikesi, mida me mõõdame. Siin toimub meil siis andmete salvestamine ja logimine, et hiljem meil on võimalik neid töödelda ja nende alusel siis mingisuguseid katla parameetreid arvutada või siis kütuse parameetreid. Akumulatsioonipaagist edasi sooja me juhime nüüd hoone küttesüsteemi, see on nüüd see teine ring siin. Et põhikütte meil hoonel on ikkagi kaugkütte, aga lihtsalt, et katsetest saadavat energiat kuskil juhtida, siis me anname ta hoonesse. Et tegelikult siin tagapool üldse ei pea vaatama seda meie hoonet, see võib olla mis tahes majapidamine taga. Et siin tegelikult väga lihtsalt on mõne parameetri muutmisega võimalik mõjutada seda soojusenergiat, mis siia hoonesse läheb. Ehk tegelikult me saame modelleerida mis tahes näiteks eramu tarbimist siin tagumises sõlmes ja vastavalt sellele häälestada meie katelde tööd siin eesotsas. Selline on see pilt siis, ütleme, mõõtesüsteemi koha pealt. Alustuseks sellest, miks metsaühistu üldse sellise teemaga tegeleb. Et Hiiumaa Metsaseltsi peamine eesmärk on oma liikmete huvide kaitse. Ja kuna meie liikmed on metsaomanikud ja nende toodang on puit, aga see, et sellest puidust nagu kasu saada, peab olema puidule tarbija. Meie asume mere taga, meil ei ole valida nagu mandri metsaomanikul mitme erineva tarnija vahel. Me peame
omalt poolt kaasa aitama, et siinsed ettevõtjad elus püsiksid ja kui meil on nagu võimalik nagu neid toetada, et me saame nagu kaasata siin kohalikke ettevõtjaid, Erametsakeskust läbi Europrojekti kompetentsuse ja seekaudu teadlasi ja siin avalikku sektorit, et see ongi ju otseselt meie kohustus, sest kes see teine seda siis veel teeks, eks ju. Et siin täna oli juttu sellest, et ettevõtjal ei ole puiduressurssi ees, eks ju. See ongi niimoodi, et metsaomanik ei lähe täna raiuma väga lihtsalt põhjusele, et see, mida ta oma metsast saab maha müüa, see kogus on Hiiumaa metsaomaniku jaoks täna liiga väike. Tal jääb vähemalt 20-30% seal metsas kasvanud puidust jääb rahaks tegemata ja siis pigem metsaomanik on passiivne. Et meie eesmärk ongi see, et metsaomanik muutuks aktiivsemaks, et tal oleks see koht, aga selleks peab see koht olema ja neid kohti loovad ettevõtjad. Aga milline võib olla ikkagi kõige suurem see takistus, mis ikkagi nagu tõmbab neid tuure nagu maha, kui hakatakse rääkima siin sellisest puidualasest nagu bioenergeetilisest sellisest välja, ütleme, kutsest, et... Takistus on ikkagi väiksus. See väiksus tuli siin juttu nii vallavanemalt kui ettevõtjalt, et mahud on väikesed. Et need tehnoloogiad, mis on nagu väikestele, et need tehnoloogiad on niivõrd kallid. Lihtsalt tehnoloogia muidugi areneb ja maailm liigub ju üldse sellise säästva arengu suunas. Et siin tuli ka jutust välja siin ettevõtjaga, et ikkagi seda materjali, et ei ole kindlustusega materjaliga, ütleme, varustusel, et kui nüüd ka siin selgus, et ikkagi viimased paar aastat on suhteliselt nagu halvad, ütleme, ilmastiku poolest metsa varumisel, et kuidas nagu see selline risk nagu maandada saaks, et mis nagu siin veel saaks nagu selles mõttes metsaomanik nagu mõelda või teha? Selleks, et metsa varumist saaks mõistlikult ja selliseid säästva metsamajanduse põhimõtteid kasutades teha, on vähemalt Hiiumaal, kus on Hiiumaa metsadest üldse on 46% soovikumetsad, see tähendab tarnakasvukohatüüp valdavalt ja enamus nendest on kõik nagu erametsad, et neid soovikumetsi ei majanda ilma taristuta. Selleks peavad olema teed, kraavid peavad toimima, muidu seal iga hinna eest puidu sealt välja käristamine on esiteks on majanduslikult väga ebamõistlik ja teine asi on see, et siis me ju põhimõtteliselt me teeme seda oma laste arvelt, me lõhume selle maapinna ära ja see ei ole nüüd kindlasti see majandus, kuhu suunas me tahaks liikuda. Et seda me kindlasti ei hakka soosima, et raiumine iga hinna eest, et eesmärk on ikkagi teha seda mõistlikult ja tasuvalt ja taristut korda. Tõttavast igasugune tee korda tegemine on väga kulukas, et kust nagu hetkel on nagu hangitud nagu seda rahalist nagu võimalust selleks ja millised oleks ettepanekud edaspidiseks ka siin uue perioodi valguses? Et me oma metsaseltsi juhatusega ka aastaid rääkisime, jälle on märg, jälle on sügis, jälle lõhutakse teid, eks ju. Ja siis me üks hetk saime siin 2 aastat tagasi sügisel aru, et no mis me ikka räägime, et ega keegi teine peale meie seda teemat jälle üles ei võta, et siis kutsusime kokku üks asja nagu Hiiumaa metsateede ümarlaua, et kõik omavalitsused, ettevõtjad, metsaomanikke ja siis me oleme seda teemat nii-öelda teadvustanud. Tulemuseks võib näiteks ütelda, et seesama Kõrgessaare vald siin, mitte nüüd sellel talvel, vaid eelmise talve lõpus, kuna neil jäi siis lume lükkamisest ressursse üle, siis nad kevadel ka täiesti panustasid metsateedesse natukene küll, aga just see on ka, et ütleme, et eks see ole jälle see, et metsaseltsi asi on nagu ka natukene survestada ja mõjutada omavalitsuse, et nad saaks aru sellest, et teedesse tuleb investeerida, et see toob nendele omale ka tagasi. Et kui ega selle mõtteviisi muutmine ei ole üldse lihtne,
et väga paljud inimesed ei saa nagu aru sellest, et see, mis sealt metsast tuleb, et see on selle piirkonna jaoks siin oluline ja selleks, et mets oleks töökoht ja mets oleks tuluallikas, selleks tuleb metsa natukene midagi sisse ka panna.